Oleme tagasi ja suur tänu, et jäite meiega. Nüüd Iisraeli poliitikast. Areenile on tulnud uus partei, alternatiivne parempoolne partei. Endised Likudi raskekaallased Gilad Erdan ja Yuli Edelstein on oodata, et võtavad 2 tippkohta. Ametlik teadaanne tehakse neljapäeval. Praegu nimetatakse parteid Likud P-ks. Nüüd on palju spekuleeritud, et endine Iisraeli suursaadik ÜRO juures, kes veetis 3 aastakümmet Likudis ja endine parlamendi spiiker, alustaksid uut parteid, kuid pole veel selge, kes veel sellega liituvad. Ja just sellepärast ongi meil stuudios poliitikaanalüütik Gil Hoffmann, nii-öelda Likud B, nagu seda praegu kutsutakse, Gilad Erdan, Yuli Edelstein, Likudi raskekahurvägi juba aastaid. Kas Iisrael vajab Likud B-d? Kas praegu on vaja veel üht sellist parteid? Seda saamegi varsti teada, Benita. Lubage, ma viin teid ajast tagasi. Pärast seda, kui Golda Meir valiti pärast Yom Kippuri sõda uuesti ametisse, ilmus uurimiskomisjon, samasugune komisjon, mida Netanyahu püüab meeleheitlikult vältida seoses 7. oktoobriga. Ja see pidas teda ning suurt osa tema valitsusest vastutavaks. Seega oli vaja peaministrit, kes oleks laitmatu. Keda nad siis leidsid? Suursaadiku Ameerika Ühendriikides. See oli Yitzhak Rabin, kellest sai peaminister. Ja siin on meil Gilad Erdan, kes oli 7. oktoobril New Yorgis ÜRO juures ja seetõttu laitmatu. Ja seega need, kellel on Likudi vaated, kes usuvad, et neid kahjustas see, mis juhtus 7. oktoobril. Kiryat Shmona elanikud põhjas ning Sderoti ja Ofakimi elanikud lõunas. Nüüd on neil teine Likudi partei, kelle poolt hääletada. Või vähemalt nii ütlevad Eitan ja Yitzhak. Aga Gil, kui see poliitiline maastik muutub, kas Netanyahu blokk või kujunev opositsiooniblokk suudavad selle võimaliku Likud B abiga jõuda selle olulise 61 kohani? Mis sa arvad? See sõltub sellest, kas nad valetavad. Olgu, sest praegu on Netanyahu sellest 61 väga kaugel. Ja see partei, mis küsitlustes ühtegi kohta ei saa, ei aitaks neil sinna jõuda. Aga Eisengoti jaoks nad tegelikult aitaksid tal sinna jõuda ja võib-olla muudaksid vähem tõenäoliseks, et ta peab toetuma Mansour Abbasile. Isegi kui Mansour Abbas moodustab mingi poolsionistliku partei koos juutidega. See oleks rohkem košer. Võib-olla poleks neid vaja, kui Erdan ja Elsteini partei ületab künnise ja liitub nendega. Aga nad ei ütle, et nad seda teevad. Nii et jälle, see sõltub sellest, kas nad valetavad. Mida sinu allikad räägivad sulle ühinemiste ja uute tulijate kohta, kes lähitulevikus esile kerkivad, kui vaatame seda muutuvat poliitilist maastikku? Ja see sõltub sellest, kuidas sa sõna kohene defineerid, Benita, sest 7. september on päev, mil nimekirjad tuleb esitada Knesseti keskvalimiskomisjonile. Siin ära usu liiga palju seda, mida loed. Igasuguseid spekulatsioone liigub ringi. Inimesed peavad olema natuke kannatlikumad. See on vaid 6 aja kaugusel ja just viimasel hetkel otsustatakse kõik. Nüüd ajakirjanikud ja poliitikud vajavad tähtaega. Me ei tee midagi ilma tähtajata. No see tähtaeg kindlasti läheneb. Vaatame, mida me kindlasti teame ja see on osa retoorikast, mida juhid praegu välja ütlevad. Naftali Bennett süüdistab Benjamin Netanyahud Hamasi alistamise eesmärgi hülgamises. Ta külastas ühte piiriäärset kogukonda. Ta ütleb, et Hamas on taas relvastunud ja on taas alustanud tunnelite kaevamist ja süüdistab Netanyahud selles, et tema sõnul andis ta patarlastele Gaza võtmed. See on kindlasti üsna tõsine väide. Kuidas teie arvates see praegu kogu poliitilisel maastikul pingeid mõjutab? Bennett püüab leida niši, mis päev-päevalt kaob ning üha ebaselgem on, keda ta esindab ja kes on tema sihtrühm. Nii saab ta Katari teemat kasutades Netanyahud paremalt rünnata. Aga siis ründab teda Gadi Eisengot, öeldes, et Katari ei tohiks rünnata ega teha Katari suhtes otsuseid poliitilise trikina. Seda tuleb teha tõsisel moel ja siis ei saa Bennett Eisengoti rünnata, sest ta on nüüd tema poliitilise bloki juht. Nii et tema käed on seotud ja ta teeb, mida suudab, vähemalt ründab Netanyahud küsimuses, milles Iisraelis valitseb lai üksmeel, et Katar on riik, mis aitas kaasa meie laste tapmisele. Vähemalt seda saab ta teha. Rääkides avalikest tülidest ja inetutest sõnavahetustest opositsiooniliidrite Avia Viktor Liebermanni ja Yair Golani vahel, kus üks ütleb teisele, et jää vait.
Nad tahavad kaasa lüüa, nad ütlevad, et nende vaidlus aitab tegelikult Benjamin Netanyahul vähendada pingeid erinevate opositsioonirühmituse fraktsioonide vahel just praegu. Selle muutuste ploki kogu mõte oligi pakkuda parteid kõigile, kes vihkavad Netanyahut, et neil oleks kelle poolt hääletada. Sul peab olema parempoolne inimene nagu Bennett ja Lieberman. Sul peab olema vasakpoolne nagu Yair Golan ja sul peavad olema tsentristid nagu Eisenkot ning tol ajal ka Lapid. Ja ühel poolt on loogiline, et parempoolsed ründavad vasakpoolseid ja võib-olla paneb sind tundma end mugavamalt, et sind selle esindatakse. Aga teiselt poolt, kui toimub sisemine võitlus ploki sees, see on alati kohutav. Ja praegu võitlevad kõik iga võimaliku hääle eest, et enne 7. septembri tähtaega legitiimsena paista. Nad kõik mängivad oma osa. See on kõik üks mäng, Benita. Ära jälgi mängu liiga tähelepanelikult. Tead, me oleme siin lihtsalt pealtvaatajad. Just sellepärast oledki sina siin, et aidata meil olla täpsed pealtvaatajad. Poliitiline analüütik Gil Hoffman, hindame alati sinu teadmisi. Suur tänu, et olid stuudios. Ja jätkame valimiste teemal. Iisraeli keskvalimiskomisjon on keelanud valimisjaoskonna töötajatel ja parteide vaatlejatel öelda erakondadele, kes on juba valimas käinud. Nüüd otsus ütleb, et see pikaajaline tava rikub valijate privaatsust ja hääletamise salajasust. Erakonnad on varem kasutanud seda teavet selleks, et tuvastada oma toetajaid, kes ei olnud veel hääletamas käinud ning julgustada neid valima minema. Nüüd kaaluvad Likudi partei ja mitmed koalitsiooniliitlased väidetavalt selle otsuse tühistamiseks kohtuvaidlust. Tõepoolest väga huvitav. Rohkemate selgituste saamiseks on mul hea meel tervitada professor Michael Bernhacki, Tel Avivi ülikooli õigusteaduskonna professor ja Tel Avivi ülikooli privaatsuskliniku akadeemiline direktor. Professor, suur tänu teile teie aja eest. Seega keelab valimiskomisjon valimisjaoskonna töötajatel parteidele öelda, kes on hääletanud. Te olite selle juhtumiga seotud. Rääkige meile selle otsuse olulisusest ja oma tähelepanekutest. Õige. Tere õhtust, Benita. Mul on hea meel siin olla. Tõepoolest, selle teemaga puutusin ma kokku juba mitu aastat tagasi. Või isegi palju aastaid tagasi, kui ma esimest korda hääletasin. Kui sa sisened valimisjaoskonda, mis on tavaliselt klassiruum, annad oma ID-kaardi ja sinu nimi kuulutatakse välja. Ja komisjoni esimees või kuidas iganes seda nimetatakse, kontrollib, et sina oled tõesti sina, mitte ei teeskle kedagi teist ning et sa ei ole juba hääletanud. Teisisõnu, isikut kontrollitakse ja üle vaadatakse selleks, et tarada protsessi korrektsus. Nüüd, mis on aastate jooksul juhtunud, on see, et teised komisjoni liikmed, kes on parteide poliitilised esindajad, on seda teavet kasutanud ja reaalajas erinevate rakenduste abil oma parteidele edastanud. Likud, Yesh Atid ja teised parteid. Ja neid andmeid kasutati, nagu te mainisite, valimispäeva tõhusamaks korraldamiseks või minu arvates rikuti sellega nende privaatsust, meie privaatsust, teie privaatsust, minu privaatsust, kõigi privaatsust. See ei ole ühegi erakonna asi, kas ma hääletasin või mitte. On üsna ilmne, et neid huvitab see väga, aga see ei ole nende asi, see on minu asi. Kui ma soovin, jagan seda infot ja kui ma eelistan seda endale hoida, siis nii jääbki. Nii et Likud ja koalitsioonipartnerid kaaluvad väidetavalt selle otsuse kohtus vaidlustamist. Arvestades seda, mida sa ütled, kuidas sa vastaksid nende väitele, et see otsus on paremtiiva sihilik kõrvaldamine? Nad on kasutanud spetsiaalseid rakendusi, et näha, millised nende toetajad ja valijad vajavad utsitamist või julgustamist, et valimisjaoskonda minna. Mis on sinu reaktsioon sellele? Jah, tead, EI. Otsuses ei mainita ühtegi konkreetset osapoolt. See kehtib kõigile. See kehtib nii koalitsiooni kui ka opositsiooni, Yesh Atidi ja teiste parteide kohta, kes on varem kasutanud valimis- ja võidukampaaniaid ning muid sellelaadseid rakendusi. Nüüd, kui mõni partei soovib seadust rikkuda ja meie privaatsust rikkuda, siis tead, ma saan aru, miks neile see otsus ei meeldi.
aga kohtuniku otsus on väga selge, see on seadus. Isegi kui praktika on juba mõnda aega olnud selline, nagu me varem kirjeldasime, see on ebaseaduslik ja tuleks kohe lõpetada. Seega ei ole siin ühegi konkreetse partei sihtimist. Siin võetakse sihikule ebaseaduslikud praktikad ja need keelatakse, et võimaldada vabu valimisi. Mõned inimesed heidutatakse, kui neid jälgitakse ja hoitakse vaatluse all. Mõned neist võivad jätta hääletamata ja mõned võivad siiski hääletada, isegi kui nad tegelikult mingil põhjusel ei taha seda teha. Ja see otsus, ma arvan, et see on suurepärane otsus, seades esikohale meie põhiseadusliku õiguse eraelu puutumatusele, mitte ühegi erakonna poliitilised huvid. No ootame, kuidas see kõik areneb. Loomulikult on vabad ja õiglased valimised ilma rikkumisteta väga olulised ja tõelise demokraatia lahutamatu osa. Suur tänu teile, professor Michael Byrne, otse Tel Avivist. Aitäh aja eest. Aitäh. Suur tänu, head õhtut!